mina nimetaksin seda aega muidugi palju jõhkramalt ja palju täpsemalt Stalini ajaks, millest siin täna me räägime, ehk siis see varane nõukogude aeg, see on väga niisugune pehme ja väga umbmäärane ja väga tore iseenesest. Aga mul sai üks raamat valmis, mis ilmub lähitulevikus. Ma täpsustama ei hakka, sest see on kirjastuse tänapäeva voli all, millal ta täpselt ilmub, aga ta ilmub lähitulevikus, ütleme nii, teie ja minu eluajal kindlasti. Nii, miks ma täna valisin sellise teema? Sellel on mitu põhjust. Esiteks see, et üks nendest vanameestest, kelle päevikut ma siin käsitlen, see päevik oli minu jaoks tõeline üllatus ja hämmastus. Ma ei teadnud sellest mehest mitte midagi ja ma ei teadnud sellest päevikust mitte midagi, sest ma leidsin selle viite selle mehe väljaütlemisele ühest Kilingi-Nõmme kroonikast, Kilingi-linna kroonikast, kus öeldi allmärkusena, et üks Kilingi-Nõmme mees pidas päevikut kuni Stalini surmani vene keeles ja sealt edasi hakkas eesti keeles pidama. See ajas mu silmad täiesti pahupidi ja mis jama, mis see tähendab, kuidas see võimalik üldse on, miks? Ja teine päevik, millest ma räägin, need on mõlemad vanad mehed sõna otseses mõttes, 1884 ja 1885 sündinud. Nii et sel ajal, millest me siin täna räägime, ehk Stalini tippajast, see on 50. aasta algus, olid nad mõlemad ligikaudu 70-aastased, natuke nooremad kui mina praegu. Teine mees on tavaline talumees, kelle kohta ma lähemalt väga palju ei tea. Ta oli tõesti eluaegne põllumees ja talupidaja, kes siis nagu kõik teisedki pidi minema kolhoosi, siis kui aeg selleks küps oli. Siin päevikutest lühidalt, et mis need päevikud minu jaoks ja võib-olla ka teiste jaoks on ja mida nad siis sisaldavad endas, et need on ikkagi üpris haruldased ja ka ausad ajastu või ajaloo dokumendid. Nad on ka ajaloo tahtmatud tunnistused selle kohta, mida me muidu võib-olla kuskilt teada ei saa ja mida ka ei tahetud teatada meie jaoks võib-olla nende kirjatükkidega, nende kirjutistega, sest need on tehtud iseenda jaoks eelkõige, kuigi mõni ka vahel viitab sellele, et väga tore, et ma saan seda oma lastelastel edasi anda näiteks, aga üldjuhul siiski mitte. Nad on muidugi subjektiivsed, nad on muidugi allutatud enesetsensuurile ja paljulegi muule veel, aga ikkagi nad räägivad neist asjadest, mida me kuskilt mujalt teada tõenäoliselt ei saa. See on kindel. Ja nad on isikukesksed, mis on nende suur puudus ja nende kõige suurem väärtus. Ja nad on ka samaaegsed, selles mõttes on nad eriti väärtuslikud ajaloodokumendina, et nad on live-vaatega, ma ütleksin eesti keeles, mis on väga moes tänapäeval ju. Nad ei räägi sellest, mida nad mäletavad, vaid seda, mida nad täpselt sellel hetkel läbi elasid või tegid. Nad edastavad ju väga palju sellest isikust endast ja kõigest sellest, mida nad nägid, kuulsid ja läbi elasid ja mida nad mõtlesid. Nad on intiimsed eelkõige tavaliselt ja mõnikord võib nendel päevikutel isegi olla tervendav mõju nende pidajatele, mulle tundub nii ja see on kindlasti niimoodi, sest paljud meie hulgast ka on päevikuid kunagi pidanud lapsepõlves ja nooruspõlves. Ma olen sellest täiesti kindel, ei hakka varjama, minagi olen seda teinud väga-väga ammu. Ja avalikkuse kätte, meiesuguste kätte satub neid päevikuid siiski väga vähe ja kaugelt palju vähem, kui seda tahaksid ajaloolased või üldse uurijad. Ja muidugi väga haruldased või kõige haruldasemad ongi Stalini-aegsed päevikud ajast, millest me praegu räägime siin hetkel. Sest see, mida seal kirjutati nendes päevikutes, võis tõesti olla sõna otseses mõttes eluohtlik ettevõtmine. Mõned neist on praegu ka avaldatud ja kõigile kättesaadavad, nendest ma täna ei räägi. Need on näiteks Jaan Roosi mitmeköiteline teos siis 40 aastate lõpust kuni 50 aastate või 40 keskpaigast kuni 50 keskpaigani
ja väga sisukas ka ja väga detailirohke Keila kirikuõpetaja Ago Köögardali päevikute sari, mis Harju muuseumi toimetusel on ka nüüd kättesaadav ja vist ilmub seal neid juurdegi veel. Kõige värskem oli, see ei puuduta otseselt Eestit, aga eestlast küll, Hans Alver Juniori päevik siis sellest, kuidas ta noore poisina või noore mehena Siberisse saadeti ja kuidas ta seal elas oma elu teise ilmasõja ajal. Esimese päeviku autor on siin teie ees. See on Kristjan Leilop ja siin on ka lühidalt siis tema elust ülevaade, kes ta sihuke oli. Pärnumaa mees Saarde kihelkonnast, Kilingi-Nõmme ligidalt, õppis kihelkonna koolis, pärast täiendas ennast iseseisvalt, eraviisiliselt, käis tsaari sõjaväes, oli vallakirjutaja ja kohtukirjutaja seal oma kodukandis. 13. aastast töötas metsaametnikuna, 21-22 oli muuseas ajakirja Eesti Mets tegevtoimetaja, hiljem oli metsaülem ja abimetsaülem mitmel pool Eestis. Pärast teist ilmasõda töötas ta Tihemetsa kandis jälle oma kodukandis tagasi, raamatupidajana täitekomitees ja instruktorina, ütleme, poliithariduse ja koolide alal, nagu niisugused keerulised nimetused tol ajal olid ametitele. Parteisse ta ei astunud ja kõige toredam, mida ta enda sotsiaalse seisundi kohta kirjutas, oli kehvik intelligent. See on tema enda ankeedist, see ei ole minu väljamõeldis. Pärast oli ta sel ajal, kui see päevik, millest ma täna räägin, siis ta oli juba kohalikus kolhoosis kontoriametnik, ka mitmel ametikohal raamatupidajana, pärast mingi revisjonikomisjoni esimees vist oli, jah. Ta oli pidanud päevikut juba Eesti ajal, aga meieni pole neist jõudnud rohkem kui see üks ainus A4 formaadis kontoriraamat siis aastast 53-54. Ja mis oli kõige hämmastavam see, et tõepoolest 53. aasta oli puhtas selges vene keeles ja väga heas vene keeles. Ma pidan isegi mitut sõna vaatama sõnastikust, sest kuna ta oli tsaariaegne mees, siis tema vene keel oli selline üsna mitte arhailine, aga siiski vanamoodne ja väga stiilne muidugi. Ja mis veelgi üllatavam, et kui saabus aasta 54, hääd uut aastat, puhtas selges eesti keeles. Täpselt sama mees jätkas seda. Nii et see, kes seda kunagi tsiteeris seal, see natuke pani mööda, ei olnud Stalini surmaga seotud aastavahetusega, keelevahetusega, see ei ole üldsegi oluline. Aga fakt see, et ta kirjutas seda kahes keeles, miks, see jääb meile siiamaani teadmata. No mõned huvitavad väljavõtted siis ka sellest päevikust, mida ta kirjutab ja kuidas ta kirjutas. Ma võin kohe öelda, ta hoidis ülimalt madalat profiili, ta ei puutunud poole sõnagagi poliitikat või midagigi, mis võiks kuidagi tema poliitilisi vaateid olukorra kohta hetkel ilmutada või teada anda. Põhiliselt rääkis ta oma elust ja üsna avameelselt ja oma tööst, toimetustest. No siin on näha, ma olen toonud paksu kirjaga välja need huvitavamad kohad. Käisin 2 korda leiva järgi, leiba ei olnud, aga iga kord võtsin pool liitrit. See oli 21. jaanuar 1953. Toots, see oli kolhoosi esimees, tõi ka veel ja ma ei mäleta, kuidas jõe juurde jõudsin. Oma kelgu tee peale jätsin ja magasin kella 4 hommikul, 14. veebruar, hobusega kontorisse. Ta muide käis iga päev tööl, vaatamata oma trikkidele alkoholiga, vaatamata oma vanusele ja ta ei jätnud tõesti päevagi vahele, välja arvatud üks. See, ma arvan, ka oli mingi eksitus, ta on jätnud märkimata. 31. märts 1953 on tõesti vahele jäänud, aga see on ainus päev. Taskust leidsin ainult prillidoosi, prillid olid aga taskus ja 3 päeva ma neid ei leidnud. Siis laenasin vanalt Reedalt prillid ja
Tähiste pakkus talle selle eest viina. Prillid olid nõrgad, laenasin Iirelt veel teised. Iire oli üks kohalik mees. Ilma prillideta tööd teha ei saanud ja hakkasin jooma. Ei mäleta, kuidas Tähiste mu koju tõi. Olin ilma kinnasteta, käed külmetasid, lumetõisk ja torm. 20. veebruar, tuuli rauge. Köögis on lumekuhilad, aga toas veel väga külm ei ole. Ta elas ühe mehe juures korteris, ühe mehe majas, eramajas. Võtsime Tähistega välja käigus asuniku. See ületab ka minu sellise ettekujutuse võime, et kuidas nad, miks nad siis peldikus pidid viina jooma, aga no nii oli, kuna ta oli pensionit saanud. Läksime koos Krentsiga, see oli kohalik külanõukogu esimees, metsatehnikumi valimiseelsele koosolekule. Sattusin seal oja pugerikku, kus hakkasime pummeldama. Teised sõitsid ära, mina jäin sinna magama. 22. veebruar, kohaliku nõukogu valimised. Ei maganud öösel peaaegu üldse. Kella 5 käisti metsatehnikumis, see on Tihemetsas kohal olla, ja kella 6 valimisurnide juures. Liisa oli tema naaber seal, kes teda vedas vahepeal hobusega aitas. Ja siin on, näed, sain reedel pensionit, see ongi see 20. veebruar, aga taskutest otsides leidsin sealt ainult 13 rubla. Korteri üür on ka maksmata. Nii jõudsime kohale kell 6. Einestasime 2 portsi õlut ning ka viina. Sinna kulusid mu viimased 17 rubla. Pärast, see on õhtul juba, pärast ootasime teiste komisjoni liikmetega kella 4 hommikul, et kõik oleks korras, nad pidid üle andma, see käis ju väga kiiresti ja väga kindla korra järgi kogu see valimiste protseduur, nad pidid välkkiirelt edasi saadetama sinna, kuhu vaja. Ja sellepärast tõesti need komisjonid töötasid palehigis, et kõik numbrid saaksid õigeks ja need alati olidki õiged. Pilt iseenesest räägib ju enda ees siin ka, kelle pilgu all seda kõike tehti ja kuidas seda tehti. 1. mai. Sõin hommikust ja kontoris ei leidnud portselli, läksin aeda, seal olid Mäeveski, Lohk, Oja, mõlemad kööselid, mees Hugo oma naisega ja pärast Toots. Miilitsavolinik Luik väsis ära ja Lohk kandis ta kätel põõsaste taha. Nii võtsin teki ja heitsin põõsaste taha, päike kõrvetas ja oli palav. Tõusin üles ja läksin koju, see oli õhtul juba hiljem siis. Nii, 24. mai. Tahtsin Aleksile ära anda Pärnu Jaagupi rahvakohtu kirja, aga tuleb välja, et olin selle juba eile õhtul ära viinud. No, siin on lihtsalt meeleolupilt siis sellest, kuidas tol ajal mehed aega viitsid vabal hetkel, vahel ka mitte vabal hetkel. Ja seda tehti üpris üldiselt ja üpris innukalt, ma ütleksin. Seda mäletan minagi oma nooremast põllest, lapsepõllest rääkimata. Vot siin on üks nädal, mis oli väga tihe, 12. juuni kuni 17. juuni. Ühesõnaga müüb seal Rukist kellelegi Kentaalen, see oli kohalik mees jälle, võtsime 3-4 asunikku, jäin purju ja läksin koju. Töö ja portfell jäid kontorisse. Nii, 13. juunil võtsin osa raha kaasa, maksin ära võlga, ostsin leiba ja sokid ning 2 pudelit limonaadi. Limonaadi on ta mitu korda maininud, see oli, ma ei tea, mis poolest see nii haruldane oli. Kentsiga võtsime veel suitsuräime ja depoosse, seal nad käisid tihti joomas, see oli Kilingi-Nõmme depoos. Rohkem ei mäleta. Selgus, et olin Nõmme juuksuri juures, olin olnud Nõmme juuksuri juures ja kuskil kaotasin ära portfelli ja mütsi. 14. juuni. Olin maganud riietega, ainult saapad olin ära võtnud, püksid olid märjad. Kummutust oli võetud raha, ta ise võttis, tähendab 50 rubla andis Liisale korteri üüriks. Ruttasin juuksurisse ning seal selgus, et olin juba eile juukseid lõiganud. Tahtsin teha väikese suupiste, aga läks terve päev. Surnuaiale ei jõudnud, läks sinna oma esivanemaid ilmselt austama. 15. juuni paks udu, raske, ajab iiveldama ja tusk tuleb peale. See on ka ainus, kus ta väljendab mingeid isiklikke tundeid, ütleme niimoodi.
Päeval 100 kuni kella 15-ni. Võtmed olid portfellis ja kapid olid suletud. Käisin õe juures lehtede järgi. 17. juuni. Sain oma portfelli võtmete ja muuga kätte, aga mütsi mitte. Pesin gimnastiorka puhtaks. Punasega välja toodud ainus tõik, ainus fakt, mida ta mainib seoses poliitikaga. Berliini sündmused 53, kes teab ajalugu, see teab, mis toimus sellel Berliinis. Täpselt minu meelest ka 17. juunil oligi see mäss. See on ainus, mida ta mainib ja ka ühegi kommentaarita, ainult 2 sõnaga. Ja siin ka mõned näited sellest, et milline see elu oli ja kuidas pidi inimene elama, millega hakkama saama. See mees tegi vikati terast endale noa 9. augustil näiteks. Aitas parandada lukke seal naabritel. 16. augustil kuulutati välja pühapäeva kristiku ja heinaveoks. Siis lappisin oma vanu pükse. Peaks kurke soolama, aga pole nõusid. Lõikasin Andresel, need olid ka naabrimehed selle Kabul, see oli see majaperemees juukseid. Nii et see oli ka selline teenus, mida tihtipeale kuskilt väljast ei ostetud sisse, vaid ikka külamehed ja külanaised vastastikku üksteisel tegid selliseid väiksemaid teenustöid. 24. august. Õhtul oli Rahvamajas üldkoosolek maamaksu määramise kohta nendele, kes pole nõutud normipäevi ära teinud. Kohal oli 135 inimest. 54. aasta ka. Nii, 54. aasta 11. jaanuaril homme on minu 70. sünnipäev. Toots, see oli see kolhoosi esimees, käskis õhtu kell 17 panna pudel töönurga lauale, töölaua nurgale. Nii, aga raha ei olnud, viinaajaks raha ei jätkunud. Kodus seadsin vahetuseks valmis puhta pesu, korraldasin lambid ja süütasin suurema lambi laes põlema, et helgemas valguses astuda üle ajavahemiku läve 80. aastatesse. Väga poeetiline. Ta oli kunagi noores põlves ka kirjutanud mingisugust naljamängu seal kohalikele, ütleme, isetegevuslastele siis 1905. aastal umbes. Uinusin ja ärkasin kell 23.55. Vahetasin pesu ja kell lõi 12 lööki. 12. jaanuar olen 70-aastane, aga nüüd, et kuidas ta varem tähistas oma sünnipäevi, ta seda kirjeldas seal pikemalt, aga ma siin seda kõike ei too teile ette, aga et need olid palju rahvarohkemad, palju uhkemad, aga nüüd 70. sünnipäev pean algama hariliku argipäeva menuga ehk menüüga siis eesti keeles. Siiski iseäralisus, kaine, vaikus ja öö läbi heledasti valgustatud tuba sooja asemega. Riietus ja läks harilikud ajal kontorisse, pärast siiski tegid need väiksed napsid seal. Vaat selline mees, hästi lühidalt ja väga pinnapealselt tutvustatud tema päevikut, mis teile pidi ka näitama seda, et kuidas see mees seda kirjeldas oma elu ja mida ta seal ette tõi ja mida ta ridade vahele jättis, aga ma ütlen, et ta hoidis ülimalt madalat profiili, aga üldkokkuvõttes on see kõik väga huvitav, väga põnev ja räägib väga palju selle ajastu kohta ja nende inimeste kohta, kes seal olid. Teine mees on siis see Gustav Põldmäe, kes oli pärit Laekvere või Simuna vahelt sealt kuskilt Padu külast. Niimoodi, jah, siin on ju kirjeldus ka sellest, et sellest kahjuks ei ole originaali säilinud, kuna selle on ümber kirjutanud siis ERM-i aukorrespondent Asael Truupõld ja lisanud oma ühele tööle juurde. Ja see ajavahemik, mis meile kätte saadav, on ka pikem, 41 kuni 64 kuni ta surmani. Nii et on natuke pikema aja vältel võimalik seda siis jälgida. Ja ta hakkas seda peale juba 41. aastal, täpselt 41. aasta algusega enam hakkas kirjeldama või pidama päevikut. Ma ei tea, miks ta otsustas nii, aga nii ta tegi. Ja siin ongi 12. jaanuar 1941. Enamlaste valimised, kommunistid võidavad
2 kasti oli jooksupoiste jaoks, kes käisid hääli korjamas, need olid need kastipoisid. Nõukaaegsed inimesed mäletavad seda, et kastiga mindi koju nende juurde, kes ise ei viitsinud, tahtnud või saanud minna jaoskonda ja nad pidid oma hääle sinna igal juhul andma. Kõik need ja jooksupoisid käisid hääli korjamas, ei olnud mingit seaduse alust, kuidas keegi kommunist tahtis, nõnda aga tegi. Nüüd on pidevalt tuleb siin ette see sõna käsk. Bolševikud andsid käsu tasuda kinnisvara maksa 50% suuruselt 40 aasta eest. 10. veebruar. 22. veebruar tuli käsk. Keelati ära igasugune veiste tapmine kodus. 24. veebruar. Anti käsk hobuse ja hobuse rakmete kohta. Ja siis, et täna anti käsk, et peab sunni korral minema puid metsa lõikama vanuse ja tervise peale vaatamata. 2. juuli, see oli juba siis sõja, kui sakslased olid siia jõudnud. Täna korjati inimeste käest ära kõik raadioaparaadid. 8. juulil öösel rukkis redus. Muskve poolt on kuulda kanget suurtükimürinat. 10. juuli anti käsk, et kõik naised, mehed ja naised 10. kuni 60. eluaastani peavad mobilisatsiooni korras minema kaitsekraavi kaevama. Mina kraavi töös ei olnud. 14. juuli anti veel käskusid mobilisatsiooni inimestele, hobustele ja loomadele. Kuid keegi neid käske enam ei täitnud, sest Saksa väed liginesid Eestimaale. Putkan õhtul koos hobustega metsa redusse ja hakkan heina tegema. 16. kuni 31. juuli, seal on kokkuvõte tehtud siis päevadest. Ei ole ükshaaval neid peetud või ei ole nad meieni jõudnud. Õhtul kõik põgenesid kodust rabasse, rukkisse ja põllu ahervärte äärde. Enne väikese loojumist 1 või 1,5 tundi, sest kartus oli suur. 44. aasta vastupidi siis Tapamendili sõja 19. september. Maanteel oli suur Saksa vägede taganemine. Oli inimeste allajäämisi, nii suur rutt oli põgenemisel. Nii 4. oktoober, siis on juba venelased tagasi. Täitekomitee käsukohaselt tuleb vallas ära registreerida inimesed, hobused, rakmed ja veovahendid. Käisin vallas perekonda hobused ja veovahendid registreerimas. 2 hobust, 1 varss, 2 vankrit, 2 rakmed. 25. detsember, see on siis jõulu 1. püha, peame kodus, anti käsk. Et 27. peab üks inimene koolidel puid lõikama minema. 29. peab minema hobusega vedusse. 26. detsembril siis anti käsk, et 27. vallamaja juurde ühed hobuseristad viia. 45. aasta, siin on lihtsalt üks maikuu nädal, umbes näitab seda siis, mida ta üldse kirjeldas oma elust ja töödest ja siin loeb lihtsalt lühidalt üles see, mis tööd nad tegid, mis ta tegi. No näiteks, et ostis omale patinkad, need olid sellised Ameerika sõjaväe tüüpi saapad, tugevad töösaapad, mida jällegi vanemad inimesed meie hulgast mäletavad. Need maksid talle 5,5 puuda rukkeid, mis oli ikka päris korralik kogus. Puud, nagu me teame, on 16 kilo. No umbes 100 kilo siis rukkist pidi andma saabaste eest ära. Ja nii edasi. Ja siin lühidalt jah, ja väga lihtsalt ja konkreetselt, mis ta tegi sellel nädalal siis. Ja 9. mai, suur püha, saksane alistus Vene Nõukogude Liidu vägedele, ametlik sõja lõpp. 49. aasta. 5. veebruaril olid rahvakohtunike valimisel. Meil käis üks mees hommikul kell 8 kastiga kodus. Tõusin parajasti voodist, olin veel särgiväel. Valimise kasti mees võttis lehed ja pakkus minu kätte. Vastasin, et las ma panen enne vähemalt püksid jalga ja ütlesin, et pane ise kasti. Oligi tehtud. Siis käisid seal natuke hiljem käisid järelkontrollid loomi vaatamas üle, kas on ikka õige arv. See märtsikuu lõpp, 49. aastal, seda ta ei ole ka päevalt kirjutanud, vaid on ka kokkuvõtte teinud hiljem. Ilmselt ikkagi see aeg oli nii ohtlik, et ta isegi päevikusse ei julgenud seda kõike kirjutada üksüheselt ülesse.
aga pärast on ta seda kokkuvõtvalt siis ka esitanud ikkagi, et sealt viidi ära 7-8 isikut umbes nende kandist vallast. Aga et 1. jaanuarist peale oli seal Mooramõisa asunduse talud olid ise teinud mingisuguse põllumajanduse kartelli, mida ta nimetab kolhoosiks, aga ta ei saanud veel tegelikult aru, mis see kolhoos on, et see ongi see põllumajandusartell, võrdub sellega, mitte nimi ei olnud kolhoos. Ja ta imestab selle üle ka või toob selle eraldi välja, et elukohad ja hooned jäid siiski paigale. Iga perekond elab oma eluhoones edasi ja käib ühistööl. Ei olnud nii, et kõik pidid minema kuhugi, ma ei tea, ühiselamusse või elama kokku, et inimestel puudus tegelikult igasugune ettekujutus sellest, mis see kolhoos üldse on iseenesest. Ja 53. aasta 4.–5. jaanuaril on kolhoosis viljapeks. 4.–5. jaanuaril põllul. Millal see peksutöö lõpeb, ei või ette arvata. Palju on veel vilja põllul peksmata. 1. veebruar 53. Tõin poest ostuleiba 3 rubla eest oma leivale lisa. See on esimene ostuleib süüa. Vot niimoodi, seda on ka hea meelde, et millal siis hakati kolhoosis või maal ostma poest leiba. Ja 12. märts ka väga oluline. Ta oli postivedaja ja piimavedaja, koorevedaja tegelikult tegi sellist, nagu ikka vanamehele väga rasket tööd ei antud. Täna sain Simuna kooperatiivist Vildiga lossid number 16, maksid 46 rubla 66 kopikat. Laupäev, siin ta toob välja, 21. märts toob välja, milline vastik mees, tema meelest oli ta vend, Põldmaa Juhan, ja kuidas ta kiusas teda seal hobusega, kuna ta oli tallimees, see Juhan, siis andis kas kehvem hobuse või kehvad riistad ja nii edasi. Ja siin ta kirjutabki, kirjutan selleks, et ka minu lapsed teaksid, missugune oli vend Juhan, nii et ta ikkagi arvas, et järsku lapsed loevad tema päevikut. 22. märts 53 pidas oma 68. sünnipäeva. Minu naisel Alidel oli söök valmis, keend liha ja söögi aluseks oli 3/4 liitrit kodust viina. Pole paha. Võtsin siis söögi alust ja pidasime Liidega minu 68. sünnipäeva. Vot siin on niisugune pilt, illustreerib pilt mitte temast, aga meestest, kes siis tegelesid piimaveo või muu taolisega kolhoosides ja sofoosides ka ilmselt. 54. aasta 27. aprill käisin Simunas arsti juures, lõikasin seal ka juukseid. Aprill saab läbi, elu on endine, muudkui sõua edasi. Nii, nüüd tulevad arvud, mida on ka mõtet rõhutada ja meelde jätta. Möödunud aastal sai siis kolhoosnik palka tööpäeva eest 1 kilo toiduvilja teri, 0,5 kilo kartuleid ja 15 kopikat rahapalka. No sellise palga eest pead tööd tegema oma riide ja söögiga. Niimoodi. Et palju siis miski maksis, et kui palju pean enne tööd tegema, kui saan 1 kilo silku söögi jaoks, sest silgu kilo maksab kooperatiivipoes 8,8 rubla, sitsiriide meeter umbes sama palju. Nii, aastane töötasu oli tal sitsisärk, sai osta selle raha eest. Tööinimene ei saa 2 doosi tuletikke osta 1 tööpäeva palga eest. Ja seegi palk maksti järgmine aasta alles välja. 19. juuni. Siin muide need vanamehed ikkagi alati kirjutasid üles, mis ilm oli hommikul, alati iga päeva kohta. Üsna järjekindlalt, peaaegu alati. Nii ja palju siis jällegi 54. aasta, 53. aasta said. Iga töötatud päeva eest sai 1,3 rubla, 1 rubla 30 kopikat siis tasu. Ja tuletan meelde siin, et näiteks seesama silgu kilo maksis 8 rubla 80 kopikat. Mina sain Liidega kokku 55 rubla kopikatega siis aasta eest järelikult. Liide oli ka tal väiksema, kergema töö peal, see vanem proua. Tõin samal päeval välja selle summa. Ähvardati, siin oli veel see, et tuli osta neid
riigi laenuobligatsioone. Kui ei osta pabereid, siis võtame lehma söögimaa ära, mis oli väga oluline, väga tähtis ja väga hirmutav detail sellest ajast, et kui lehmal ei ole kuskil süüa, siis ta ka piima ei anna ja sureb lihtsalt maha ja see oli ainus, mille eest inimesed sularaha võisid üldse saada tol ajal. 54. aasta, sellega ma ka lõpetan. Jaa, 54. aasta, 25. detsember, jõululaupäev, esimene jõulupüha tähendab muidugi. Et ta kirjeldab siin ka kenasti sellise päeva ülevaate teeb sellest, mida nad siis sellel päeval tegid ja kuidas möödas üks taluinimeste jõulu esimene püha aastal 54. Tõusid, nagu ikka, mis tegid maainimesed, kõigepealt pidid nad loomadele joogivett soojendama ja söötma neid, siis tegid endale süüa ja see, mis oli enne valmis, seda soojendasid, sõid väheke, aega polnud, tuli poe juurde minna leiva järjekorda. Olin kõige esimene järjekorraline. Nii tuli kell 8, läksin kodust järjekorda. Niimoodi. Ja siis Liide pidi ära käima kuskil siin ja seal veel naabrite juures. Enne kui Liide tagasi jõudis, tuli Nõmmets, kes elas meie üleaetsena Kaasikumajas. Ta tõi 2,5 liitrise pudeli täie kodust õlut ja tema naine tõi kausi sülti ja rukkipüülist peenleiva. Nii et nagu käidi üksteise juures ikkagi head ja paremat toomas ja viimas, siis pakkumas naabritele. Ajasime natuke juttu. Nii ja pidid minema poja juurde, kes oli värskelt abiellunud ja kellega tal oli ka konflikte, millest ta ka kirjutab päris avameelselt tihti. Aga see jäi ära. Siis tuli Kirsimaa Katrina meile ja nuttis. Väimees Vainola on rängalt joobnud ja Hilda on Tallinnas, ei ole kedagi, kes toimetab loomad ja see perenaine pidi minema hoopis loomi talitama sinna naabrite juurde. Ei saanud minna poja juurde. Istun kodus, kell on praegu 18. Nii möödus see vanaaegne jõulu esimene püha, 31. detsember, mis siis, kuidas aasta lõppes. Liide tegi septikut ja vorsti. Peale hommikust toimetust tõin poest leiba. Liide ja Agnes, see oli ta tütar, pesid söögiriistu. Mina puhastasin lambid ja panin õli sisse õhtuks valmis. Praegu kell 18 Liide veel söödab lehma. Mina ja Agnes oleme õhtul. Tähendab, selle aasta töö on siiamaale tehtud. Praegu oleme oma perega vaikne õhtu. Juhan tuli siia ja ajas oma habeme maha. Ka mina ajasin oma habeme maha. Juhan läks ära. Siis tuli Kruuslepa Emiilia ja tõi 4,5 liitrit kodutehtud suhkrupeedi õlut. Siis läks minema. Vot selline lühike ülevaade 2 päevikust, mis päris hästi ja päris värvikalt edastab seda aega, millises Eestimaa inimesed siis elasid 40. 50. aastatel, kes kuidas üks mees, nendest oli ju, nagu välja tuli, oli rohkem ametnik, ta ei olnud tegev talumees ega põllumees kunagi olnud ja tema elu kulges rohkem kontoris ja muude. Ja ta oli ka üksik, kuna ta oli lahutatud oma naisest juba Eesti ajal, elas üksinda ja kirjeldab rohkem oma isiklikku elu ühe teise nurga alt kui see taluperemees siis, kes elas endiselt oma talus kõigele vaatamata elas ja pidi hakkama saama kõige sellega, mida siis Nõukogude võim ette ja taha neile kirjutas. Nii et ma arvan, et need päevikud on palju ütlevad ja see esimene päevik, millest on originaal alles, see vääriks minu meelest ka täiesti trükimusta, ehk siis välja anda eraldi. Teise kohta on, seda ei ole võib-olla mõtet teha, kuna sellest on nüüd kirjeldus, see ei ole otsene originaal enam, et on ümber kirjutatud nii ja naa. Aga esimene, selle Leilopi päevik, jah, on kindlasti seda väärt, et avaldada ka trükis. Ja siin veel illustreerib pilt, mitte need samad inimesed, aga väga sarnased inimesed, neid oli Eesti täis, kes elasid tol ajal oma elu
nendes taludes kuidagimoodi pidid hakkama saama oludega, mis ei olnud võrreldavad varematega ja saidki hakkama ja elasid ja pikapeale läks ka elu hakkas paremaks minema, kuigi mõned neist surid ka natuke enne seda ära muidugi paraku. Tänan.